mina väga näiteks naudin neid väljakutseid just, et kogu see vaheldusrikkus ja et tegelikult sa ei tea, mida järgmine nädal toob, kuhu sa satud, me satume sellistesse kohtadesse, kus inimesed ei käi ja tegelikult see töö on väga huvitav. Kõik see teoreetiline osa, aga need treeningud, kui see töö ise, eks muidugi nädal aega ühte seina värvida võib-olla ei ole nii põnev, aga tegelikult see on põnev. Tere, mina olen Mihkel Nurm, olen SkyProfi tegevjuht ja seda juba siis varsti 10 aastat ning lisaks olen veel siis IRATA level 3 ehk siis köietehnikuga saavutanud sellise kõige kõrgema ehk siis supervisory taseme. Mina olen Annika Kedelauk, olen siin ettevõttes alpinist ja juba peaaegu 3 aastat ja olen IRATA level 2 köietehnik, mis on siis edasi jõudnud tase. Töö seisneb siis turvaline töö kõrguses, ehk me oleme alternatiivlahendus tõstukitele ja tellingutele. Ehk siis tihti on siis lugu kuskile, kuhu ligi ei pääse muud moodi, siis me kasutame köis ligipääsu meetodit ja teeme seal ära siis need tööd, mis on seal vaja teha. Peamised tööülesanded on meil puhastus, remont ja värvimine ja mõnikord ka paigaldus ja enamasti siis seotud katustel, fassaadidel või kõrgete lagedega, konstruktsioonide ja selliste objektide peal, kus muud moodi ligi ei pääse. Ja ka inspektsioon. Inspektsioon just, et me oleme silmad seal, kuhu tavaliselt kliendid ei näe. Ma arvan, et kõige olulisemad asjad on seotud sellega, mis on siis isikukaitsevahendid just selle köis ligipääsu teostamiseks, alates siis kiiver, rakmed, laskumisvahend, tõusmisvahend, julgestusvahend, siis paras hulk mudru seal ja siis väga palju köisi ja väga palju karabine. Ja siis muidugi see töö ka, mida me ise peame tegema. Näiteks värvimise puhul, eks ju, pintslid, rullid. Ja vahest me isegi teeme niimoodi, et me üritame ise mitte sinna kõrgusesse ronida, sest kõrgtööde kõige esimene reegel on see, et ära tee kõrgtöid, sest see on ohtlik. Või kui on võimalus, siis mitte teha. Ehk siis kasutame ka teleskoopvarast või mingit muud lahendust, et üldse see töö samamoodi ära teha. Tööpäev algab eelmisel päeval? Jah, tööpäev algab meil tegelikult juba eelmisel päeval. Ehk siis meie töös on väga palju vaja teha ettevalmistust. Suuresti meie töö sisaldab just selle riskide maandamise ja tööturvalisuse tagamisega. Ehk siis tööd on vaja analüüsida, ettevalmistada, analüüsi all mõelda, riskianalüüs ja põhjalik ettevalmistus on hästi oluline. Et toome näiteks, et tavaliselt inimesed ei tule tööle ja ei vaata, kas ta töötool püsib püsti või et kuhu ta täna ennast kinnitab või et kas talle võib täna midagi pähe kukkuda või kas tema töö ise võib kellegile kahju tekitada. Et inimesed tulevad ja üldiselt jätkavad sealt, kus neil eelmine päev pooleli jäi. Siis meie tööpäev algab kõigepealt sellega, et kuhu on vaja minna, mis on seal vaja teha, kuidas me sinna üldse ligi pääseme, mis on selle jaoks vaja, palju köisi, mis on see meetod, kus on olemas ankrupunktid, kuhu me ennast kinni saame panna ja kuidas me tagame selle, et kolmandad isikud viga ei saaks. Et siis vastavalt selle pakitakse kõik varustus kokku, sõidetakse objektile ja siis objektil tehakse uuesti objekti vaatlus ja see tähendab seda, et siis tuleb objektil turvalisust tagada inimestele, meeskond arutab läbi oma tööplaani, viiakse köied ülesse, pannakse need paika, siis toimub töö teostamine, siis toimub töö fikseerimine, ehk siis tuleb ka tellijale või kliendile näidata, et mida me siis tegime, sest tema silmad sinna tihti ei ulatu ja siis on jälle kõik asjad kokku pakkida ja pärast siis sellest tööst teha raport. See töö on väga liikuv
on kindlasti vaja head füüsilist vormi, et terve päev tuleb ikkagi veeta õues. Heas vormis peab olema igal juhul, et see on kõige tähtsam. Et vanus ei loe, et on siin väga erineva vanusega inimesi, aga just see, et kui vastupidav ja tugev on su füüsiline vorm. Meeskond on väga oluline. Meeskond on sellepärast just oluline, et esiteks tegelikult sinu tervis ja elu sõltub väga palju teisest inimesest, et kui peaks midagi sinuga juhtuma, mingisugune risk realiseerub, siis peab olema see teine inimene võimeline sind aitama, et tal peab olema piisavalt kompetents ja oskused, ettevalmistus selleks, et sind aidata. Ja see on, sellele vahest vaadatakse mööda ja küsitakse ka tellijate poolt, et aga miks teil on vaja 2 inimest saata, see on nii lihtne töö, siis me peamegi alati seda selgitama, et võib-olla ongi vahest, et ainult üks inimene teeb tööd ja teine nagu abistab või juhendab teda või annab asju kätte või sätib köisi, siis sellegi poolest, et isegi kui see teine inimene ei tee mitte midagi, ta peab seal olema, et juhus, kui midagi juhtub. Meeskond, vahel on need ülesanded näiteks jagatud, et keegi tegeleb köitega, keegi valmistab ette värvi, kui mul läheb värvimistööks ja peab ikkagi väga usaldama seda inimest, kes näiteks nende köitega tegeleb. Et üldiselt me paneme kõik ise endale üles, aga on ka selliseid situatsioone, kus keegi teine näiteks teeb seda. Ja kui seda inimest ei usalda, siis sinna kõige peale ega ei taha minna. Meil neid ameteid tegelikult on päris mitu, näiteks üks kõige laialdasemalt kokkuvõttes on siis kas puhas, remonditud või värvitud pind. Ja see on siis seotud kas katusega või fassaadiga. Mõned näited, eks ju, on meil seotud tööstuslikud korstnad on üks kõige tüüpilisem ja parem näide, et me võime võtta kultuurikatla korsten, kus oli vaja tellised renoveerida, uus katus panna, turvavõrk panna, ülemiste korsten, betoon remontida, uus värvikiht peale panna. Praegu tegutseme Kadakas, kus on Kadaka suur 120-meetrine korsten. Samamoodi kogu betooni remont, platvormide vahetus, uued redelid, uus värvikiht ja veel sellised näiteks piksekaitse ja lennutusasjade paigaldus, et tihti me ka paigaldame või eemaldame mingeid asju. Lisaks veel Annika peamiselt tegeleb aknapesu. Ehk siis puhas aken või fassaadide pesu ja mõningad eraisikutele teeme ka asju, me veel teeme. Rennipuhastust. Ja katuse mingid sellised kiiremondid ja sellised asjad. Ja kujutame, et meil on see töösituatsioon nüüd. Kõrgtööga tegemist. Mõtled küll milleks kiivrit vaja. Oled ju kõige kõrgemal tavaliselt. Aga tuleb kasuks. Siia ikka on aeg-ajalt kukub midagi ülevalt alla ka. Ja pöörningutel kõndimine siis on võimalik ka ennast ära lüüa. Aga mis meil on seljas, on kõige tähtsam asi, on õiged töörakmed, mis peavad siis vastama just kõrgtööde standardile, et ei saa igat suvalist ehitusrakmeid kuskilt poest võtta. Ja mida mugavamad on rakmed, seda rohkem neid kasutatakse, seda efektiivsem on töö ja sellepärast me kasutame kõik nagu siis viimase peal või kõige paremat varustust, mis turul saadaval on. Et siin on Petzl, mis on Prantsuse firma, mis on siis praegu kõige tuntum oma mugavuse ja innovaatilisuse poole. Muidugi on teisi veel. Siis töölt on muidugi alla laskuma kuidagi, sest meie töö eripära ongi see, et lähed üles ja siis laskud alla. Kui tõstukide tellingud on nii, et liiguvad alt üles, me liigume üle alt alla. Selleks on olemas siis selline laskumisvahend ja kõik asjad käivad täpselt oma õigesse kohta, et meil ei saa suvalisse kohta panna. Köis käib siia sisse. Siis teine
teine väga oluline asi on julgestusvahend, ehk siis kõrgtööd käib alati 2 köie pealt. Et üks on see, mis on töököis ja teine on siis see tagavaraköis, mis tähendab seda, et kui juhtub midagi, siis sul on teine veel. Nagu langevarjuritel on ka varu langevari, muidu ühega nagu, kui ühega midagi juhtub, siis on teine variant olemas. See siis tuleb ka alati siia kinni panna ja jälle üks selline väga mugav vahend, mida saab lihtsasti köie peale panna ja ära võtta. Jälle kõige viimane mudel tavaliselt, mida saad on alati meil kasutuses. Ja siis on igast muud sellist mudru, mis on väga oluline, on siis köie pealt üles ja alla liikumiseks, on selline köiehaarats, mis on käsihaarats ja siis on siin karabin ja jalaaas. Ja need on ka siis tegelikult suhteliselt pidevas kasutuses, kui on vaja üles alla liikuda ja kuskil lööda. Lisaks on siin veel mõned köieotsad, mis on siia kinnitatud siis erinevate sõlmedega. Neid on siis näiteks vaja selleks, et ikkagi on vaja ennast kuhugi kinni panna ja siis oled julgestuses. Ja lisaks vastavalt tööle tuleb ju kõik tööriistad kuhugi panna. Just. Need on ka su enda küljes. Siis on kott selle jaoks, kus peavad tööriistad olema ja kõik tööriistad peavad veel enda küljes kinni olema, sest kui selle maha kukub, siis see võib kellelegi augu pähe kukkuda. Selles ametis on kõige olulisem just see tööoskus ise, ehk siis see näiteks värvimine, krohvimine, keevitus või see füüsiline töö teostamise oskus on see, mis on esmaselt vaja. See, mis on kõik seotud köisligipääsuga, siis need oskused on siin lihtsamini juurde õpetatavad, sest meil on olemas oma treeningsaal, meil on olemas oma koolitaja, me koolitame ka inimesi väljaspoolt, et meil on ka siis kliendid, kes käivad meie juures ennast koolitamas, et inimesed küsivad, et mis on see kõige kõrgem mägi, mis sa roninud oled. Aga nagu meie nimi ka Skyprof ütleb, et see on spetsialistid kõrgustes, siis sellest, et keegi on kaljuronija või mägimatkaja antud valdkonnas kasu ei ole, sest inimesed ei telli meid ronima, vaid reaalset tööd lahendama. Et sellele inimesele endal peabki meeldima see, et ta teeb väljast tööd, et see ongi väljakutsuv, et see ongi füüsiline. Et need inimesed, kes meil on ise üsna sportlikud ja teevad sellist, nendele meeldib füüsiline pingutus, et nad tunnevad sellest rahuldust, et nad seda teha saavad. Koolitused, mida ettevõte pakub, on enamasti seotud just selle köisligipääsu ja kõrgtööde koolitustega, ja siin on veel meil erinevad tasemed, et me pakume rahvusvahelise sertifikaadiga koolitusi, mis tähendab seda, et siis seda sertifikaati on võimalik ka mujal riikides näidata ja seda aktsepteeritakse seal. Siis on sellised lühemad 1-2 päevalised kas köisligipääs või lihtsalt töö kõrgustes, mastidel ja redelitel. Ja siis me koolitame inimesi ka selle tööprotsesside elluviimises. IRATA, et me kasutame seda terminit tihti just sellepärast, et see on rahvusvaheliselt kõige tunnustatum organisatsioon, mis tegeleb siis just köisligipääsu tehnikate koolitamisega ja seal neil on väga põhjalik juhend, kuidas seda turvaliselt teha. Ja neil on siis ka süsteem tehtud, et on 3 taset, level 1, level 2, level 3. Level 1 tähendab siis seda, et tänavalt võib tulla inimene ja öelda, et ta pole eluses köisi näinudki ja siis talle tehakse selgeks, kuidas köide peal, kuidas rakmeid ja köisi turvaliselt kasutada ja nende peal liikuda. Siis on aasta aega tuleb teha praktikat, koguda siis oma logiraamatusse tunde ja siis võib minna järgmisele tasemele, mis tähendab üldiselt 5-6 päeva koolitust. Sellele lisandub veel eksam lõpus. Lisaks on väga oluline ainult see, et eksamid tuleb andma veel
kolmas isik välisriigist, kes ongi eksaminaator ja keda nagu ei huvita see, kas see inimene saab läbi või ei saa, tema vaatab, et inimene peab oskama neid oskusi. Ja siis pärast seda, kui on level 2 saavutatud, tuleb uuesti aasta aega praktilist tööd teha, tunde oma logiraamatusse kirja panna, kui need tunnid saavad täis, siis saab minna level 3 sertifikaati endale hankima, mis on jälle 5 päeva koolitust ja lõpeb siis eksamiga. Kui keegi soovib alustada kõrgtöödega või tulla näiteks Skyprofi tööle, siis esimene asi on see, et peaks vaatama, et mis on see oskus, mis ta siis saab pakkuda, mida võiks siin rakendada, ja ehk siis kas tal on mingisugune, või kui ta tahab näiteks värvida või aknaid pesta või mis ta tahab teha, eks ju, et vaadates siis neid teenuseid ka, mida me pakume. See töö sobib ka näiteks üliõpilastele, kuna meil on ettevõttes mitu üliõpilast, kuna ongi graafiku alusel ja siin saab kombineerida. Üldiselt on tähtis üliõpilaste puhul see, et see peaks olema mingid kindlad päevad, et sellised poolikud päevi on nagu raske teha. Minul on võib-olla kõige eredam kogemus helikopterist väljumise koolitus, mis on siis Helicopter Underwater Escape Training. Et simuleeritakse seda, et helikopter kukub vette, vajub vee alla ja kuidas sa sealt siis välja tuled. Ehk siis reaalselt ongi niisugune kabiin, istud sinna sisse, oled traksidega kinni, siis see lastakse vee alla, keeratakse tagurpidi, siis pead nagu akna eest ära lükkama ja sealt välja ujuma. Et sellised praktilised koolitused. Mina näiteks käisin kevadel Norras tööl, siis ilm oli väga vahelduv. Et üks päev viskad kõik riided seljast, teed T-särgi veel tööd, aknad on väga mustad. Järgmine päev põhimõtteliselt pakasega võidu, et saaks ruttu akna puhtaks, enne kui vesi seal peal ära jäetub. Ja siis pärast korjad köisi kokku ja kõik on lume all. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.